Ja esimese külalisena ongi stuudiosse saabunud Jüri Sasi, kes räägib kultuuriaunimetustest. Tere õhtust! Tere õhtust! Mida see endast kujutab? Kultuuriaunimetuseid, need on tunnustus nendele töötajatele, nendele inimestele ja nendele tegudele, mis on ühe aasta jooksul linnas toimunud. Mitmendat aastat antud üritus toimub? Ega ma nüüd täpselt ei teagi, mitmendat aastat on, aga ma pakun, et umbes 10 aastat võib see üritus juba toimunud olla, sest nii palju kui mina tean, on see üritus alati olnud, aga jah, kuskil niimoodi 10 aasta ringis. Kellel te aunimetusi jagate? Aunimetusi me jagame loomükülistele kollektiividele, ka üksikisikutele ja siis muidugi ka asutustele. Ja millistes kategooriates siis välja antakse? Kategooriad on kokku 8. Kõigepealt on aasta kultuurisündmus. Aasta kultuurisündmus ongi just see, et seda saavad tavaliselt siis kollektiivid, kes on midagi suurt korraldanud, mis on hästi rahvale peale läinud, mis on toonud palju au ja kuulsust Tartu linnale ja mis on inimestele meeldinud. Siis aasta kutseline kooslus, aasta harrastuslik kooslus, aasta loovisik, rahvuskultuuri kandja, noorkultuuri kandja, produtsent ja kultuurikajastaja. Need ongi need 8 kategooriad ja nendes igas kategoorias valitakse välja siis üks üritus, üks inimene või üks kooslus, kelledele siis antakse auhind. Kuidas kandidaadiks saab? Kandidaadiks võib saada mitmeti. Ise võib ennast esitada, võib lasta ennast sõpradele esitada, aga tavaliselt on niimoodi, et kandidaadid pakutakse välja erinevate inimeste poolt, asutuste poolt, kultuuritegijate poolt, ajaleelugejate poolt või ka lihtsalt inimeste poolt, kellel on üks või teine asi meeldinud ja kes on siis üleskutset seda kultuuri aunimetuse kandidaat esitada, on seda järginud. Kas on ka vanuseline piirang? Ei, vanuselist piirangut ei ole. Tähtis on see tegu või tähtis on siis see tulemus, mis on saavutatud. Ja kuidas siis laureaadid välja kuulutatakse? Kas toimub ka mingi pidulik tseremoonia? Jah, laureaadid kuulutatakse välja 19. veebruaril Tartu linna muuseumis. Seal toimub siis pidulik õhtu ja laureaadid saavad siis vastavalt kategooriale rahalise preemia. Selle preemia suuruseks on 8 kuni 20 000 krooni ja lisaks sellele kantakse nad kultuuriaasta aunimetuste raamatusse ja siis saavad veel ka meene kultuurikandja. Kuidas võitjaid selgitatakse? See on päris pikk ja põhjalik protseduur. Kõigepealt moodustatakse komisjon linnavalitsuse korraldusega ja siis see komisjon vaatab kõik need laekunud taotlused läbi. Ja komisjon on 11-liikmeline, sinna kuuluvad väga erinevad inimesed erinevatelt elualadelt ja siis arutatakse neid laekunud taotlusi, kaalutakse ühte või teist, tehakse natukene ka propagandat ühele või teisele üritusele ja siis hääletatakse. Tavaliselt oleme saavutanud konsensuse, et just nende kolme nominendi osas, kes siis välja kuulutatakse ja siis kas siis ühe või teistkordse või isegi viimane kord oli näiteks, pidime 3 hääletusvooru tegema, et ühes kategoorias leida seda kõige õigemat, mis meie arvates vääriks vastavas kategoorias tunnustamist. Ja siis kui see hääletusvoor on läbi, siis võetakse hääled kokku ja siis saadaksegi, kes on siis see kõige ja kes siis teised 2 siis jäävadki nominentideks. Kas komisjonis on alati samad inimesed? Ei, komisjon moodustatakse igaks aastaks uus ja ka inimesed on kõik erinevad ja me oleme just tahtudki seda jälgida, et ei hakkaks komisjonis olema
ühtede ja samade eelistustega inimesed, et komisjon oleks võimalikult esiteks laiapõhjaline ja võimalikult erinevatelt elualadelt inimesed ja siis, et igal aastal inimesed varieeruksid. Ja kust selle kohta lähemat infot saab? Kas kultuuriaktast, Tartu linna kultuuriaktast on kõige parem infot saada või siis linna koduleheküljelt kultuuri alt. Aga selge, aitäh saatest olemast! Võtke heaks!